Milles? Selles. See on tops, jah? Jah, tops. Mina nüüd ei tea, kas see asi meil hakkab tööle ka või see ei hakka meil tööle, aga me vähemalt proovime. Ja Martin siis teeb sissejuhatuse. Tere tulemast kuulama Türi Põhikooli podcasti, mina olen Martin. Mina olen Mehis. Mina olen Andrek. Mina olen Henri. Mina olen Merka. Ja nii meil on harras vaikus. Me ei rääginud läbi, mis me tegema hakkame, vahe pole, me teeme seda nüüd täna 4. korda, üritame lindistada vist. Jah, Olla kummi okay. Me uuesti alustame. Ei, me ei alusta uuesti, me läheme siit edasi, sellepärast, et ma isegi mitte ei viitsi rohkem. Ehk siis, kui vahepeal te kuulete, et Hendril on kummiuss, siis Hendril on kummiuss, me võime sellest pildi teha ja teile näidata, aga... Paneme lehti esikoonele. Jah, just, Hendri, täpselt. Me peame selle quote'i panema esilehele. Martin, tee ülevaade, mis meil juhtus viimase 3 podcasti salvestusega. Viimase 3 podcasti salvestusega on siuksed lood olnud, et meil on need mikrid kajanud. Siis me läksime Birgiti tuppa. Siis me tulime tagasi, siis me läksime raamatu kokku. Ja nüüd me oleme omadega siin ja seda 4. kord vist. 4. kord, jah, esimene kord, kui me üritasime salvestada, see on siis 4 nädalat tagasi, siis me otsustasime, et see ei olnud päris hea ja siis kokkuvõttes oleks nüüd selle välja anda, sest et 6 aega läinud meil ikka veel siin... Või lihtsalt saime aru, et asi ei ole nii lihtne. Asi ei ole nii lihtne. Aga jah, ja üleüldse ma ütlen, see idee on alguse saanud meil mingi... tänase seisuga vist mõelda juba 2 aastat tagasi ja me juba võib-olla midagi teeme. Aga ühesõnaga küsimus, miks me seda podcasti üldse nüüd siin ajame, miks me oleme tahtnud seda 2 aastat teha? 1,5. 2 ei ole veel täis. Kohe varsti on. No kohe varsti. Sorry, ma kodistan korraks. Nii, why? Jah, Andrek, miks? Miks me podcasti teeme või? Jah. No sellepärast, et saaks kajastada kooli infot selles ja kuidas siin koolis elu käib. Mul on vabal ajal igav ja ma tahtsin tegevust leida. ja teatada inimestele, mida põnevat me siin koolis korraldame ja teeme. Ma arvan, et sa võid natuke mikrofoni lähemal ka rääkima, sellepärast et pole väga hästi kuulda. Jah, teada inimestele, mida me korraldame, näiteks projektipäev. Ei, me ei räägi sellest. Me ei räägi sellest. See on riiklik saladus, sellest me ei räägi mitte kunagi. Me räägime 2 päeva enne, kus toimus. See on saladus, sellest me ei tohi rääkida, siis... jah, Henri mõtleb natukene aega, millest me räägime. Aga jah, see esimene, see tänane osa, mille me loodame, et me saame välja, me saame tänase. Mul on hea meel, et või isegi kohati kahju, aga hea meel, et me ei filmi oma salvestusi hetkel, sest et jah, aga ma arvan, et me seda ühel hakkama tegema ikkagi sellepärast, et see on huumor oma ette. Jah, kui me juba lõpetanud oleme. Eks ole. Et see tänane sissejuhatus ongi tegelikult lihtsalt selle jaoks, et taimu anda, et me hakkame tegema, me ilgelt tahame teha, meil on suur tahtmine, meil on isegi mõtteid, millest rääkida tulevikus. Aga me täna nagu ülipalju tarka juttu ei räägi, aga me tahaksime rääkida sellest, et kuidas me kuulajaid hakkame kaasama. Ja ei viitsi päris nagu niisama siin oma ette rääkida, et meil on nagu mõte olemas, mida me teha tahame. Ja kui me jälle siin oma teemasid ette valmistame, siis me hakkamegi kindlasti kuulajate käest ka küsima asju. Ja mis koht see on, kus kohas kuulajad meid saavad jälgida, et mida me küsime, mida me uurime, kus peab silma peal hoidma? Esiteks kuulata saab meid Türi Põhikooli YouTube'i kanalilt ja siis kus me kaasame teid, selleks on siis Türi Põhikooli Instagram. Ja kuidas on Türi Põhikooli Instagrami nime all ja handle'id
ma neid kohe peast ei tea, aga ilmselt paneme siis descriptionisse meile. Sest kui ma hakkan seda handle'it peast ütlema, siis ma võin kuskil pange panna. Ühesõnaga, kes ei ole veel Instas meie jälgija, siis andke tuld. Aga meil tuleb sinna Instaga kohe üles esimene ülesanne meie kuulajatele, sest et me ikkagi oleme ju kooli podcast, me jagame kodutööd. Ja kodutööks on siis see, et meie podcastil on nime vaja. Me oleme ära teinud selle suure töö, et me oleme 2 tükki välja valinud. Endast esimene on mis? Nendeks esimene on järelvastamine. Ja teiseks on akvaariumi jutud. Ma läksin, panin follow'i Türi põhikooli Instagrami ühele. See on jah. Merkal oli nagu siuke nägu praegu otse, et nagu ei mikrid ei oleks lindistanud praegu. Jah. Ühesõnaga, Hendri, mul on sulle väga uhke, et sa lõpuks leidsid tee meie Instagrami lehele. Ja lihtsalt see, et kui sa nagu teed poistega mingeid asju ja siis nagu ühel hetkel mingi krooksuvad ja teevad mingid lollusi siin nagu nii-öelda kaadri taga, siis mulle meeldib, see on tore, see on lõbus, aga see vahepeal viib mõttelõngu peale. Okei, ja mis see jah? Akvaariumi jutud ja järelvastamine on siis need 2 varianti, mille vahel me siin hetkel valime. Ma pean hakkama lihtsalt nagu lindistama neid Henri momente siin lava taga. Aga miks akvaariumi jutud? No arvestades sellega, kus meie Merka kabinet/klass on. Klaasid. Jah, et kes on põhikooli õpilane, siis see teab väga hästi, et huvi kabinet on klaasruumis ja okei, Henri läks katki. Et me oleme siin klaasruumis ja sellest on selle ruum saanud ka nime akvaarium ja siis ja sellest tuleb ka see akvaariumi jutud. Täpselt. Järelvastamine, miks? Siis mul on avadindad. Sest me teeme seda teile podcast asja peale tunde. Ja seda saab kuulata peale tunde jututi. Kojuvad. Kooli ajal ei tohi, siis on telefoni keelatud. Õige. Jah. Kuigi muusikat tohib kuulata. Seda kõrvaklappidest. Jah, kõrvaklappidest. Jah, muidu, jah. Ja Tiiu Sütsi sõnadel ei tohi samal ajal rääkida inimestega, kui sul kõrvaklapp kõrval. Jah, sest see on tegelikult viisakas, kui sa võtad selle klapi kõrvast ära, sest et inimene näeb, et sa pöörad talle kogu oma tähelepanu. Jah. Ma arvan, et meis peab ka tegelikult lähemal rääkima. Me timmime neid asju paika siin alles, ega see ei ole mingi, et hakkame tegema ja koha olema mingi professionaali pealt. Aga paneme selle praegu üles, mis praegu lindistame. No see üldiselt on eesmärk enda, jah. Aga räägime ka sellest järelvastamisest, miks nagu järelvastamist rääkisime juba tegelikult, aga räägime sellest, miks akvaariumi jutud on teine valik. Me rääkisime. Sa magasid, Tere tulemist. Ta oli kontrolltöö. Ma ei teinud seda. Need on need momendid, kui sa nagu täiega soulid out'i, siis tuled tagasi nagu mingi ilget asjalikku ja siis mingi, ei kuule, me rääkisime ära need asjad. Aga ühesõnaga, et akvaariumi jutud, Andrek, ma tuletan sulle meelde, akvaariumi jutud sellepärast, et me oleme klaaskuubikus ja järelvastamine sellepärast, et me teeme seda kõiki peale tunde. Jah, nii. Aga kelle jaoks see nii-öelda podcast siis suures plaanis on meil mõeldud, et kui me nüüd hakkame siin tulevikus teemasid välja mõtlema, siis kes on meie nii-öelda audience? Kes kuulavad? Kõik, kes kuulavad, jah. No võiks olla sellised õpilased, lapsevanemad, siis võiks olla õpetajad ka. Õpetajad võiks ka kuulata, jah. Me lubame, me käitume korralikult peaaegu kogu aeg, välja arvatud Henri. Aga mida ma tegin? Mul on pilt, ma võin sulle pärast näidata, mida sa tegid. Mida sa ei teinud? Et ühesõnaga, jah. Eks see iga osa pikkus saab olema ka täpselt selline, nagu ta tuleb. Mõnikord räägime 5 minutit tarka juttu ja mõnikord 20 minutit mingit loba, aga... No 15 minutit, 15 minutit umbes. No vaatame, jah. Ütleme mõnikord rohkem, mõnikord vähem.
ja nii ta läheb ja need teemad, mis me oleme siin mõelnud, on ka siuksed, ütleme, et tahaks teha nii, et nad on kõigile kuulamiseks ja et oleks põnev ja et oleks ka võimalus kaasa rääkida. Aga jah, tulles tagasi veel korra nime juurde, siis me paneme Instagrami üles polli ja seal saate hääletada ja see hääl, mis siis lõpuks või see nimi, mis võidab, et see läheb ka kohe loosi, sest meile vist sobivad mõlemad üpris hästi ja lepime kuulajate arvamusega. Tundus, et see oli nüüd see kellakene, et hakkame lõpetama. Oot, ennem mainisid seda, mida? Et kuidas me oma seda kuulajaid nagu lõbustame ja niimoodi. Ja esimene asi, mis mulle pähe lõi, on loto. Ei. Hasartmäng. Hasartmänge me koolis ei mängi. Ma ei mängi hasartmänge oma vabal ajal. Kõigile teadmiseks. See oli ülivajalik info praegu. Ja ma ei... No ta ütles, et ta tuleb siia, et tal ei ole midagi muud teha. Kas ma olen kodus ja ei mängi hasartmänge või ma olen siin või trennis? Vaata, Henri õnnetus on see, et ema töötab ka koolis, saame ema käest kohe küsida, mis ta kodus teeb. Ja siin kõrval või raamatukogus. Ja, õnnest on täna eks juba koju ära vaata, et hetkel ei saa kohe küsida, aga jah. Väga hea. Aga ühesõnaga sellised me siis oleme, natukene napakad peast, aga mõni rohkem teine. jah. See oli sinu poole suunatud, Andrik. Üldiselt me kõik vaatasime sulle otsa, aga okei. Ehk siis, et vaatame, mis saab. Täna on siuksed väsinud näod mul siin vahel, kes tuli spordivõistlusel, kes tuli kontrolltööd tegemast. Henri on ainukene, kellel silmad kilavad peas veel, sest et Ma olen kummiussid. Sa olen kummiussid. ja nii ta läheb, aga ma loodan, et me selle 4. korraga, kui 3 on kohtuseadus, siis ma ei tea, 4 on, ma ei tea, kelle seadus, aga ma loodan, me saime selle asja purki ja me saime endast märku anda, et for real me päriselt tahame hakata teiega jutustama ja vaatame, mis siis tulevik toob, mis jah, eelmine kell oli 2 minutit lõppu, nüüd on päriselt lõpp, ehk siis võtame veel paar minutit, nagu ikka õpetajad tunni lõpus, et mul on küsimus meelest ära kogu selle asja peale. Mida te tahate ilusalt öelda nendele 3 kuulajale, kes meil peale esimest podcasti on? Kas ma olin üks nendest? Jah. Et kuulake meid edasi, et siin kajastab väga huvitavat infot ja siukseid, mitte kõige huvitavam, aga ikka midagi. Ma olen Henri. See oli väga oluline info. Ja on väga tähtis, aga Mehis. Mehis on täiega tudu peal lihtsalt nagu mingi sportlaste elu ei ole lihtne. Mehis tegi tubli tulemusega täna. Ja. Aga mina... Sa ei saanud esimest kohta. Sa sai 3. vist ju. Ja sa ei saanud esimest. Parem kui 4. Tüüpiline eestlane, eks see 3. koht oli kah midagi. Ma sain medali. Ei, see on see võtta, et 21. koht on hea, aga 4. koht ei ole. Ja, sest 4. on see... Vaata, kõige mõtetam on, või noh, minu jaoks, mida mina arvan, et mulle ei meeldi teiseks jääda. See on esimene kaotaja lihtsalt. Aga seal on kaks vahet, ja kui sa jääd teiseks, on see nagu hullult halb koht, aga kui sa nagu päriselt for real võidad selle teise koha. Ei no ma mõtlengi, et vaata, sul on esimene, teine, 3. koht. See ei olnud kõige hullem, see on kõige parem, see keskmine ja see ei meeldi mulle. Ma pigem oleks halvem kui see keskmine. Teine koht võib olla, kui sa saad sama asja, mis esimene koht. Või paremat kui esimene koht. Kuhu kaovad sa riided, kui sa ära sured? See pole nii mõtetu küsimus. Ma ütlen, nad kõdunevad ära. Ja ühesõnaga nendele teiste põnevatel teemadel jätkame järgmises podcastis. Tänud kuulamast ja näeme. Oota, viimane info, sorry. Mis päeviti?
ma ei saanud küsimust lõpuni käsitleda. Kolmapäeviti üritame hakata meie podcast'e ilmutama ja loodetavasti iga nädal kuni vähemalt kooliaasta lõpuni välja, kui me oleme ekstra tublid ja me oleme esimese väsimuse ära puhanud, siis me võib-olla lindistame pikemalt ette mõningaid episoode selle suveperioodiks. Aga vaatame, kuhu maani me omadega välja jõuame, kuidas meie motivatsioon on ja kütuse hinnad, minu oma on loes. Suurepärane. Ühesõnaga, tšau Baka ja järgmise korrani. Tšau. Mis sa teed, ausalt? Kanna mikrofonile.